Tere õhtust! Rõõm näha, et teid on täna siia nii palju kogunenud. Hooaja esimene teatrijutud. Kõigepealt me vabandame, et olete nii kaua pidanud ootama seda, aga kindlasti see ootus oli ootamist väärt, sest et täna me ei ole siin mitte mina ja siis üks inimene, vaid lausa 3 väga andekat inimest. Meil on siin Kuressaare teatri näitleja Tanel Ting. Võtame vahepeal teiselt poolt. Muusik Sander Mölver. Ja tantsumees, limonaadimees Juhan Kanemägi. Ja kõik peale minu on siis seotud lavastusega, mis tuli siin sügisel välja. See lavastus on Ballaad, tantsulavastus. Ja enne veel kui alustame, et kui kellelgi veel on jäänud mobiiltelefonid kuidagi, siis võite kõik hakkas otsima. Võtke lihtsalt hääl maha, eks ole. Pilte saab pärast teha. Küsida, võite kohe käega märku anda, et kui kellelgi tekib mingi küsimus, et siis saame publiku küsimusi ka sisse võtta. Otseülekanne ka. Otseülekanne on ka jah, et filmitakse, et siis küsige kõva häälega, et siis jääb lindi peale ka. Ja seda ma tahtsin öelda, et me oleme siin tõesti niimoodi, seekord juhtus nii, et oleme kõik mehed. Meeste kuu ka, eks ole, aga ma ei tea, Juhan, tegelikult sa äkki nõustud minuga, et me võiks istuda ka hoopis 3 naist. Et selle projekti vedamisel ja välja tulemisel on väga olulist rolli mänginud ka naised, et lihtsalt juhtus nii, et tulid kõik mehed. Jah. Olgu. Nii, soojendus tehtud. Hea algus tehtud. Aga alustame ikkagi siis nagu natuke kaugemalt, et tantsulavastus. Et kuidas siis sina, Juhan, üldse tantsu juurde jõudsid? Ikka väga kaugelt. Väga kaugelt, jah. Mina jõudsin tantsu juurde 2. või 3. klassis rahvatantsuga. Kas see pandi sulle kohustuslikult peale või läksid vabatahtlikult? Seda ma ei mäleta. Mul on ema siin, ta võib seda öelda. Seda ma ei mäleta. Ma tegelikult ei mäleta, jah, aga meil oli päris lahe oli see, et meil oli siuke punt, mis nagu meil oli nagu meie klassist 4 poissi ja klass tagapoolt 4 poissi ja me läksime 12. klassini niimoodi välja. See pundiga. Ja see nagu tekitas, tegelikult seal oli nagu see mingisugune tantsuga emotsioon, millest sa elasid nagu on ja iga kord sa otsid seda tantsupidu. Ja siis sai see kõik läbi, siis ma läksin Tallinnast ja siis tuli Savialakste rühm, siis tuli Upseri rühm, siis mingid ETA-projektid, erinevad esinemised, käimised, ma ei tea, Märt Taguga ja nii edasi. Estonias olen tantsinud. Trupis siis? Ühes muusikalis. Ja siis me tulime Saaremaal tagasi ja kuna me käisime siin päris palju esinemas nagu Tallinna ajal, et kas me tegime siin mingi heategevusi, etendusi 2 tükki ja siis meil kogu aeg küsiti ikka, et tulime siia tagasi, oleks tarvis esinejaid ja siis me nagu tundsime, et okei, et vist ikkagi peab hakkama uuesti tegema ja see lipsu nagu sünd tegelikult oligi, siis me tegelesime noortega koolis ja sealt me siis nagu iseenda käte, enda vaimu järgi vormisime siis need inimesed, kes meil nüüd tantsivad. Lähme lipsu juurde natuke hiljem, aga kas sul on ka nagu selline siis mingi paber, et oled diplomeer, ei ole? Ei. Kukkusid välja või ei? Ei proovinudki. Ei proovinudki? Ei proovinudki, jah. Ma ei tea, ma võiks olla paber kunagi midagi tähendama, kui ka igapäeva töö juures on ja, et kui me võtame kedagi tööle või kui ma räägin, siis minu jaoks on alati kõigepealt tuleb inimene. Ja kui inimene tahab areneda, õppida ja osata, siis ta võib areneda ka ilma selle vastava väga täpse süsteemita, et ja pärast oleks tal veel paber, et see nagu... Aga miks sa ei proovinud? Tähendab seda, et professionaalne tantsija, see nagu ei olnud kunagi unistus. Et see on alati nagu pigem hobi olnud siis, jah? Jaa. Ma ei tea, ma arvan, et nagu mul on jäänud siis, mul ei olnud võib-olla ma olin nagu rahvatantsul, aga nagu... Ma ei tea, see ei ole nagu kunagi mul pähe tulnud, et ma nagu... Kas üldse mingit rahvatantsu paberit saab? Ei. Mina ei tea. See kutse saab. Väga hea küsimus. Tantsu kutse saab küll rahvatantsus, aga ei, ma lihtsalt mõtlen nagu, et vaata sellest etapist, et kuidas sa lähed edasi, vaata, kes tantsijad tulevad, siis nad tavaliselt tulevad
kas mingi hip-hopi taust on või noh, sul on nagu mingi lapsepõlve taust, vaata, kus sa saad nagu enda selle kätte, onju. Et minul ei ole jah, mul ei ole ja kuidagi ta on nagu, mulle meeldib ka see, et ta nagu kuulub ikkagi minu hobi juurde, et ta on see, mis nagu tirib sellest igapäeva muust mudrust nagu välja. See, et kui sa nagu tantsid. Hästi, no Tanel, sina ikkagi ju tahtsid saada ka professionaalseks tantsijaks mingi hetk. Ja, tahtsin jah. Et kuidas siis nii? Et ei saanud? Ei jah, täitsa see oli see unistus küll tegelikult. Või noh, ega see tekkis gümnaasiumi lõpus suuresti. Et see kuidagi tantsumaailm nagu pakub huvi. Ma ei teadnud, isegi ma ei mõelnud seda, et ma nagu ise tahaks justkui nii väga tantsijaks saada, aga justkui nagu tantsuõpetajaks oli nagu see suurem soov. Aga siis läks eluteed sedapidi, et tulid vigastused ja siis nagu kuidagi see nagu tuhmus see nagu noh, see maailm, et ei saa enam nii tantsida nagu tahaks ja siis ma jõudsin teatri juurde. Ja nüüd ma tantsin ikka. Et see on nii jah. Aga kas see on siis nii, et ega kui ikka tants hinges on, siis vigastused võivad olla, aga mingi hetk leiad ikka tee tagasi? Ikka, muidugi. Ja teie võtsite kohe hea meelega vastu ta, jah? No ma ei ole veel lokkamist teda näinud. Ma tean, et see oli põlvevigastus. Põlvevigastus. Et võib-olla see koormus ka vaata, et meil see koormus, no mingis perioodis on ta kindlasti suur, onju, aga kui sa ainult nagu tegeled, siis ta on ikkagi nõuab hästi palju. Balletid, tantsijad lähevad ju väga vara pensionile, onju. Jaa. Liigesed kuluvad ära. Nii, Sander, sina oled rohkem tuntud kui inimeste tantsutaja. Millal sind viimati sai siis lavadel tantsimas näha? Hea küsimus. Ma olen ju ka tegelikult käinud tantsupidudel näiteks täitsa. Olin ka rahva tantsu tegin vist 2.–8. klassini äkki või midagi sellist. Ja siis, aga jah, pärast seda rohkem ei ole laval tantsinud vist. Aga tantsupidudel ka mitte? Pärast seda ja... Aga ütleme siis see muusikaarmastus või muusiku elukutset, millal see sinu ellu tuli? No mul on ka ema siin, peab ema käest küsima. Ka ema käest? Ei, ma ei tea, see vist oli ikkagi suhteliselt algusest peale, ma ei mäletagi nagu, et seda ei oleks olnud. Et algusest kohe tahtsin laulma hakata ja tegelikult pillimäng tuli ka juba suhteliselt ma ei teagi, äkki enne ikkagi kooli minemist või kooli minemisega samal ajal enam. Ja sinul on see paber ikkagi olemas? No mul mingid paberid on jah. Ma tantsis paberid ikka paistab. No hästi, enne kui me läheme nüüd selle ballaadi juurde, et korra siis võib-olla puutuks sellega kokku, et see tantsuteater üleüldiselt, et ma ei tea, kui palju te üldse nagu jõuate oma muude tegemiste kõrvalt jälgida, et mis Eesti tantsuteatri maastikul toimub. Ja. No võiks rohkem jõuda, nagu jälgimise või see, et no meil on nagu see teema ka ju, et me oleme Saaremaal. Et no siin väga palju ei ole tantsuteatrit, noh niimoodi, et lähed õhtul teatrisse vaatama, et ülikooli aegu me ikkagi käisime palju rohkem, et just ka nagu kaasaegset tantsu vaatamas on ju. Et aga mis seal toimub või? No jah, et mis tase on ja kuidas, mida tehakse, kas on? No see ongi nagu ka nagu selle etenduse puhul, et noh, et neid asju, mida tehakse, on hästi palju erinevaid. Et seal tehakse, ma arvan sellest, kui üldse nagu tantsus mõelda, et siis nagu ka see, noh, et tehakse lihtsaid rahvatantsuetendusi on ja tehakse natuke kunstilisemaid rahvatantsuetendusi ja siis tehakse, näiteks on ju noh, kui meil rahvatantsus on igasugused nagu muud stiilid, aga noh, see kaasaegne tants on ju, seal on ka sellisest, ütleme, et päris nagu siuksest nagu pigem nagu kergest etendusest on ju, noh, millest nagu täitsa saab aru on ka sellist asja, noh ikkagi päris kõrgele, millest nagu noh vaatad ja siis nagu tuled ära, siis nagu mõtled, et jah, mis see nüüd oli. No võib-olla meie etendus oli ka nii on ju, aga kui oluline see üldse on? Aga võib-olla polegi on ju, võib-olla sa lihtsalt lülitad välja on ju korraks, aga ma arvan, et see ongi selle küsimus on selles vaatajas on ju, et mida ta otsib. Et ja kindlasti see ja nagu nii palju kui me ka omal ajal käisime, siis selline kaasaegne on pigem sellises nagu ka väikses
ruumis on ju. Inimesed üldiselt istuvadki nagu kas siis ümberringi või nagu 3 suunas on ju, seal on maks 2 rida inimesi üldse. Sihuke, ma ei tea, mingi 30-40 inimest on ju. Ja noh, ta on nagu hoopis teine see atmosfäär ja see tunnetus on ju. Et ja no ma arvan, et nagu jah, päris nagu nii, et sinna minnakse hästi teadlikult on ju, seda vaatama. Et aga seda tehakse ikkagi palju. Tegelikult tehakse palju, seda lihtsalt sa võib-olla ei näe igapäeva selles pildis ja voos seda nii palju on ju. Et mis on tegelikult ka päris lahe ja mida tuuakse ka Saaremaale kõigile saarlastele on see, mida teeb ETA on ju, Eesti Tantsuagentuur, ta toob nagu tantsulavastusi Saaremaal ikkagi kultuurikeskusesse. Meie natuke ka tööme aitasime tuua Pärsimaale ja jah, et sellist nagu kaasaegsemat tantsu on ju, aga ta on kõik hästi nagu tantsukunst ja ka see nagu, seda on ka lahe vaadata vahepeal. Et seal jääb palju sinule endale mõelda on ju, ei öelda nii palju välja. Tanel, sina oled jõudnud käia tantsulavastusi teisi vaatamas? No võib-olla mitte nii palju kui võiks, aga noh, eks siin Saaremaal elades see natukene on selline, no mitte takistus, aga lihtsalt elu muudab niimoodi. Et mis ma nagu arvan sellest või mis ma nagu arvan sellest? No kooli ajal ma sain väga palju kokku puutuda just nagu sellise kaasaegse tantsustiiliga siis niimoodi. Ja ma ütlen ausalt, et nagu ise teha seda on väga kihvt. Et see on isegi kui ise ei saa aru, et nagu isegi kui lavast ütleb või koreograaf ütleb, mida ma pean tegema ja ma ei saa nagu täpselt nagu aru, et miks ma nii pean tegema, aga vahest peab lihtsalt usaldama nagu seda olukorda ja siis seda lavastajat. Et vahest on lihtsalt see, et tahetakse panna üks keha ruumis liikuma ja luua sellega nagu mingisugune maailm, mis siis nagu puudutaks mingisuguseid emotsioone vaatajas, et selles mõttes on see nagu tegelikult väga vajalik. Iseasi on see, et kas sinna saab piiri tõmmata, et mis on nagu vajalik ja mis ei ole nagu vajalik teatri koha pealt, et eks see on ju praegu vist eriti päevakajane küsimus, et kuhu need rahad liiguvad, aga nagu mina usun, et iga teater on nagu, või igasugune teater on vajalik, isegi kui ju see sulle ei meeldi, ei tähenda seda, et see ei ole vajalik. Et vahest on nagu kahju kriitikuid lugeda, kes nagu materdavad mingit asja nagu maha ja ülistavad mingisugust teist asja, mis on justkui nagu populaarne, siis tegelikult on nagu selle kurma ju see, et vaataja, kes ei suuda otsustada ja loeb seda kriitiku arvamust, siis ta võib ise jääda ilma millestki, mis teda võib väga palju mõjutada. Et mina olen nagu olnud kogu aeg seda uskumist või nagu ka enda näitlejatöös, et kõik algab kehast, et kui keha oskab liikuda ja keha on nagu terve, siis on selles ka terve hääl ja terve vaim, et selles mõttes on nagu kogu aeg nagu tants justkui kõige see olulisem väljendusvahend, mis tegelikult ka, mida on vaja nagu veel popimaks muuta, et nagu see ka noorteni jõuaks, sest see kehaline või füüsiline eneseväljendus on nagu väga nukras seisus tegelikult, selles mõttes on tants väga vajalik. Okei, nii tundub, et siis mehed, kes Saaremaal elavad, ülemäära pole jõudnud viimase tantsuteatrit näha. Mees, kes peab. Väike kokkuvõte. Ja käid iga nädal. Ei, ma ei käi iga nädal, aga huvitaval kombel tantsuetendused on küll need, mis mind nagu hullult huvitavad. Et siin mõnda aega tagasi käisin Hollandis just ühte mingisugust siukse 3 lavastajaga asja vaatamas, mis oli hästi kihvt ja... Räägi natuke lähemalt. 3 lavastajat, miks seal 3 oli neid? No see oligi siuke võib-olla, ma ei teagi siis nagu ülevaade siuksest või mingi, ma ei mäleta, kas see on mingi konkreetne teema oli, aga lihtsalt oli 3 konkreetse lavastaja siuksed lühivormid, ütleme mingi 15-20 kuni 30 minutit ja hästi erinevad asjad olid, mis oli ka hästi kihvt, et mõned füüsilisemad, üks oli siuke naljakas, üks oli hästi kokku mängitud muusikaga ja siuke, et on igasuguseid väga lahedaid asju. Ja siis mingi vahe, kui me Teet Kasega tegime koos balleti moodi asju rohkem, siis me käisime Jaapanis ja Hiinas ja Singapuris vaatamas ka nagu selliseid lühikesi tantsufestivale päris palju, et nagu oleme puutunud ikkagi kokku nagu päris kuidagi õnneks
tantsuga päris palju. Ja siuke balleti moodi asi on sul praegu ka töös, ma saan aru, jah? Praegu hetkel, kusjuures ei ole ühtegi balleti moodi asja töös. Ma tegin reklaami juurde, siis on teil varem juba välja. Milline? Ma isegi ei märka, mis peale, mis tuli kuidagi ette. Okei, praegu hetkel ei ole, praegu... Sa ise oled kindel? Korra guugeldad Sander Mölder, siis järgmine päev, eks ole, scrollid, siis on kõik Sander Mölder. Balleti moodi asjad. Aga sa oled siis, sa oled teinud ju siis heliloojana või muusikalise kujundajana balletti, siis see ütleme, et on tantsulavastus, võib nii kategoriseerida, eks? Ballett. Teie tükki seal ballaadi. Ja siis oled ju teinud ka nagu täiesti tavalistele lavastustele muusikalist kujundust. Et kas kuidagi nagu erineb ka? Jah, vaata sõnalavastustega on see keerukas, et seal ei ole muusikale nagu tihtipeale eriti mingit ruumi. Et seal on nagu, seal ongi sõna on kõige olulisem on ja siis tavaliselt on nagu natuke aktsendiks siin-seal. Loomeeleolu on ju siis, ma olen sellega nagu kõrvetada ka saanud, et paar etendust ma olen teinud lihtsalt niimoodi hästi täis kirjutanud, surunud ja siis lõpuks nagu tegelikult see muusika, siis see rikub nagu mõlemad ära, et ei pääse sõna esile ja muusika ka. Aga tantsulavastuste puhul on jah hästi kihvt just see, et saab nii palju katsetada, mõelda, mismoodi mingisugune muusika asi, kuidas liikumist mõjutab, saada sealt tagasisidet, kirjutada uuesti ümber, teha nagu, et see on lahe protsess nagu kuidagi. Et endale on nagu pigem huvitavam on siis teha siukest... Tantsulavastuse asja. No jah, kuidagi, ja mulle tundub üldse, et muusika ongi nagu liikumine mingis mõttes, et siis sealt, ma ei tea, mulle tundub, et kõik sellised suuremad asjad, mis ma viimase mingi 10-15 aasta jooksul olen teinud, on kuidagigi nagu tantsuga olnud ikkagi nagu seotud mingil määral. Aga siis, kui sa alustasid oma muusikakarjääri, et kas siis mõtlesid ka, et tahaks kindlasti teatrisse ka jõuda või see on pigem mingi siukene madal hooaeg, et kui suvel on esinemise päev, midagi tore teha, midagi teatrid. Ei, tegelikult see ikkagi oli täitsa nagu mingi unistus, et Timo Steiner, kellega me palju seda muusikat oleme kirjutanud koos, ta alati meenutab mulle, et me käisime seal ma ei mäleta, mis kantselei see oli, aga käisime ühesõnaga Eesti Vabariik 100 raames kirjutasime balleti Keres, siis käisime seda alguses nii-öelda müümas või tutvustamas, et mida me tahame siis kirjutada ja teha. Ja siis kuidagi seal nagu vaibal olles ma ütlesin siukse lause, et miks me selle idee peale tulime, ütlesin, et Timo siin teeb kuidagi midagi koolides ja mina tahtsin balletti kirjutada lihtsalt. Mul oli nagu kuidagi kuskil ilmselt nagu sees ikkagi olnud terve aeg, et tahaks balletile muusikat kirjutada ja siis see kuidagi sealt läks nagu päriselt käima. Et tasub siis mõelda, mis see sõna on, kui sa sõnastad selle, mis unistada. Unistada või... Law of attraction. Sellel on jah mingisugune sõnastus veel, et kui sa ütled välja seda, mida sa tahad teha. Tuleb sinu juurde. Aga anname siis selle suurepärase võimaluse praegu ka välja öelda, et mida tahaks veel teha. Tegelikult tahaks isegi lihtsalt veel teha selliseid lahedaid projekte nagu näiteks ballaad oli, et lihtsalt nagu lahedate inimestega koos töötamine, et mulle tundub, et võib-olla see ongi üks asi, mis on muutunud, ütleme, et kui ma olin 18-aastane, siis tundus, et tahaks jõuda sinna, nüüd tundub, et tahaks olla siin ja teha lihtsalt, et ei ole nagu sellist mingit ambitsiooni, või ambitsiooni ikka on, aga ei ole nagu sellist, et tahaks jõuda sinna, vaid tahaks just praegu teha, lihtsalt olla protsessis, teha midagi lahedat täna. See tunne on võib-olla nagu suurem. Hästi, no jõudsime jutuga ballaadi juurde. Küsin vahepeal, et andke käega märku, kui paljud siin olijatest on ballaadi näinud? Okei, kes ei ole näinud, andke märku? Ikkagi mõned on. Jah, see on teil väga edukas projekt olnud ja olgem ausad, ega piletid on võrdlemisi raske saada. Juba ammu. Mustal turul ainult. Aga kuidas te siis, ma ei tea, kus tuli see mõte või kuidas te üldse jõudsite selleni, et teha selline tantsulavastus nagu ballaad? No, see tuli ikka nagu aeg läks. Aga no tegelikult alguses oli läbi selle, et meil oli juba ammu Kadriga
just arutasime seda, ütleme korra publikule ka, kes see Kadri on. Kadri on minu abikaasa, kes on siis üks trupi ilojatest, me koos nagu trupi tegime. Ja tegelikult oli Saaremaale tulles, ma olen ka seotud muusikaga olnud, ma laulsin Tehnikaülikooli meeskooris ja meeskoor oli hästi lahe traditsioon. Nüüd on hästi akadeemiline organisatsioon ja see oli lahe traditsioon, oli siis iga 2 aasta tagant korraldati maskipall. Ja see oli selline event, kus võeti üks mingisugune maja, mõis, mis iganes ja mehed nädal aega enda vabast ajast, 100 meest on meeskooris, ehitasid. Saad aru, nad vedasid sinna tehnikat, reaalselt ehitasid laudades seinu, asju. Seal ehitati mingisugune 6-7 teematuba ja sinna kutsuti ainult enda tuttavad. Ja korraldati üks ilge pidu ühel õhtul. Nagu. Ja mehed tõesti reaalselt nädal aega, ma esimest korda läksin nagu rebasena sinna. Vennad saevad õues laudu, mis asi see nagu, et noh, mingi pidu tuleb. Teematoad olid nad. Ja nagu teematoad. Noh, et ja esimene koht, kus ma läksin, siis see oli nagu, mingi jääda rääkima, ma selle tegin ära. Et esimest korda see oli Kleini Rossis on ju. Ja siis esimene Tähesõda oli esimene teema on ju. Ja siis nad tõid Tallinna lennujaamast, mingi vennad sebisid selle, võtta see trepp, millega minnakse sinna lennujaama. Keegi tuli autoga, mööda linn, nagu see järgi toodi sinna, siis sinna majja sai sisse üldse aknast. Reaalselt läksid peole, läksid aknast. See on siuke väga hullult äge, mulle meeldis see pühendumus ja mulle meeldis see nagu, no mida veel välja mõelda on ju. Ja siis see inspiratsioon, kuna see oli, me oleme käinud nii palju erinevatel sündmustel esinemas, nagu palju, on ju. Ja siis sa näed seda, et kõik sündmused on väga sarnased. Tõesti, see on nagu siuke hästi, kõik teavad, millised on kõik sündmused, ma ei hakka rääkima. Aga meie jaoks nagu, mul nagu mind ei inspireeri see. Seal käia nagu, tule ja mul meeldib pigem, ma juba siis saan sõpradega niisama kokku räägin juttu, on ju. Aga see, et nagu midagi endale, midagi sükest ägedat, et nagu oleks endale ka lõpus on ja siis me tahtsimegi, et me teeks Saaremaale ka midagi sarnast. Küll me nagu oma mingi käekirja järgi või kuidas iganes seda nimetada, aga me tahtsime seda rohkem siduda tantsuga. Et oleks kas siis mingid teematoad või oleks siis mingi, sul on nagu pidu on ja äkki midagi kuskil siin juhtub või sul on siis midagi wow, et siis midagi siin ja siis nagu selline. Oota, seal Von Gleenis oli see, et igas ruumis oli mingi osa koorist lautis mingit laulu ja... See oli niimoodi, et üks oli filmipunt näiteks. Vennad pool aastat tegid mingi 10-minutilise mingi filmi. Siis oli kino nagu ehitatud sisse. Okay. See on üks näide, siis oli mingi õllepunt, seal oli mingisugune, ehitati Münchenis mingi õllekelder nagu on ju, mingi siukene. Ja siis oli mingi futuristlik, igast asja. Ja see oli nagu pidu käisid ruumist ruumi. Jah, just. Üliäge event on ja siis nagu midagi sarnast nagu oli mõttes siia ja siis me tegelikult käisimegi ka Kuursaalis on ja juba istusimegi, see oli siis nagu, praegu on 25 aastane on ju, see oli siis 23 aasta suvel või? Jah, 23 aasta suvel oli on ju, jah, nii kaua aega. Et siis me juba käisime Kuursaalis, seal kaardistasime, mõtlesime, et midagi siin ja midagi seal ja siis tuli vahele see mingisugune tantsupeotrall vahepeal on ju. Ja siis tuli üks naistepäeva mingi tellimus meilt on ju. Tulge tehke lalala, siis meil oli mehi puudu, siis me kutsusime Taneli. Kadri ütles, Taneli ei suuda paigal seista, tahab tantsida nii vangesti. Siis me leidsime Taneli ja siis me tulime kuidagi uuesti selle teema juurde nagu tagasi. Ja siis Tanel ütles, et aga miks me võiks nagu teatrisse minna, vaatame. Nagu teater on ka hästi lahe maja on, või nagu, aga lähe vaatame. Ja siis kui me tulime teatrisse, mõtlesime seda samat asja, siis mõtlesime, äkki nagu, et mingi sündmus ainult, et see peab ikka mingi etendus olema. Ja nii nagu, siis niimoodi, siis meil tuligi see sama mõte jäi väga kandma, et me peame kasutama tervet maja. Ja see miks see nagu, minul on ka alati just meeldinud see, et ma pigem esinen sellise seltskonna ees, nagu siin saab see ruum on ja ma olen teile kõigile palju ligemal ja tantsuga on niimoodi palju parem nagu inimesteni jõuda on ju. Et läbi selle, et me niimoodi liigume ruumist ruumi ja see audients ei olegi suurem kui see siin.
me tunneme, et me tegelikult puudutame palju rohkem, sest me oleme palju sinu isikliku emotsiooni sees. Ja see oli üks mõte, mis minu jaoks hästi kandis ja sellepärast mina hästi kogu aeg push isin, et no, et ei, et me peame ikkagi jääma sellele, et miks me teeme enda elu nii keerulisem kogu aeg küsimus, et me võiks ju teha neid samu tube nagu kogu aeg lava peale, paneme raha pöörlema, järgmine tuba ette, läks, nagu see on nagu jälle teine, sest sellepärast, et seal on portaal vahel ja see tegelikult kohe nagu energeetiliselt kuidagi nagu seda maailma lõhub, teistmoodi. Et mina olen siin, sina oled seal, teendad üks seal ja noh, kõik. Aga kui on nagu ühes ruumis koos, siis see nagu energeetiliselt töötab täiesti teistmoodi. Inimesed tunnevad täiesti teistmoodi ennast siin ruumis, Ja sellepärast see nii tehtud sai. Kusjuures ma olen ise ka ühe sellise projekti kunagi teinud. Meil kooli ajal oli üks diplomi lavastus, mille lavastas Šaša Pepeljajev. Oli ka niimoodi, et me käisime lavakas, oli nagu läbi ruumide. Aga seal oli kuidagi nii, et sai nagu vabalt liikuda. Aga siis mingi hetk oli jälle niimoodi, et tõks hakkas mingi asi peale. Et see oli osalejana hästi äge. Et meie ei olnud nagu see, et me teeme nagu ühte asja kordame, vaid me nagu kogu aeg, nüüd teen siin ruumis seda, eks ole, ja siis ma pean nagu jõudma selle 1 minutise vahega sinna järgmisse ruumi ja siis tegema järgmist, hästi siuke hull süsteemi tegemine. Aga süsteem oli ikka? Süsteem, väga korralik süsteem oli. Ja seda ma võin öelda, et selle ettevõtte puhul ka. Et kuidas see süsteemi loomine oli, Tanel, kas see oli nagu näitlejana või tantsijana seda süsteemi ka keeruline meeles pidada, et kui näitleja käest alati küsitakse, et kuidas tekst meelde jääb, et kuidas teil seekord see süsteem meelde jäi? Süsteem, mis sa mõtled nagu, et... No, teil oli ju päris keeruline süsteem, ma saan aru või? Ei, tegelikult või nagu... Ei olnud ikkagi keeruline. Oli, ütleme eriga. Tegelikult ei ole nagu... See ongi nagu nii müstiline, mis ma olen nagu mõelnud, ta ei ole küll nagu niimoodi tehniline asi, aga mingil määral ikka on. Et tegelikult ju oleks saanud kõik selle lavastuse teha ainult lava peal ka. Üks tuba, teine tuba. Aga see ei ole ju nii äge ja inimesed ei näe selle maja ägedust. Aga mis on nagu müstiline minu meelest on see, et need kõik toad, eriti need 4 tuba siis, nagu lõputuba välja arvata, et tulid kõik 15 minutit. Et see tegelikult oli ju nagu ju kui need tube tegid ju erinevad pundid, me olime ju, see loommeeskond oli ju jaotatud niimoodi jumbid, et ühed toimetasid sinises, ühed valges, ühes mustas, siis ühed lava peal. Ja siis ja kui lõpus tuli kokku ikkagi nagu ju korra oli seal mingi minutiline või 2-minutiline vahe, aga siis oligi see, et kuidagi, et võtame siit, võtan selle ära ja siis siit. Algus oli nagu see, et mina olin kõikides tubades, kui seal jooksin kogu aeg kaasa, et kus on keegi, mis on ja nii edasi. Igal toal oli küll oma, ma nagu sellest astusin kõrvale, vahepeal küll mõnda asja vedasin, aga et igal toal tegelikult oli oma vastutaja meil, nagu loomemeeskonnas. Meil on 5 inimest, igaüks ühe, mina ei olnud üheski vastutav. Ma võtsin viimase toa ja ma olin kõikides tubades kaasas kõikidega, et me saaks aru, kus me oleme tervikuna. Ja siis mina olin see, kes kogu aeg kirjutas neid numbreid ka sinna lõppu, et palju meil on nagu umbes. Ja siis alguses tundus jah, et see minut pole ja mis vahet selle minut nagu üksteist, see on nagu nii lühike aeg, ja siis ei muutu mitte midagi, ja siis kui me hakkasime siin läbi mängima, siis vaatasid pökki. Ja eriti kui esimest korda tegime siis publiku teenindusega koos, siis said aru, mis minut. Sekund on ka probleem juba varsti, sellepärast kuskil keegi tõuseb püsti, kuskil võib olla vaikus ja see nagu lõhub kõik ära. Nii et meil on ta nagu täpselt sama. Ja siis selle kokku saamine tegelikult me ikka Sander nägi ka väga palju vaeva seal, et nagu ja need mõtted, et mida me saame, kust me saame nüüd natukene juurde, kus me saame ära võtta, kas me siin nüüd tantsida saavad tegema kiiremini selle koha. Pehmelt öeldes nii olid mõned kohad. Vaata isegi jah, et seal isegi polnud sõna oli. Siis oligi, sorry, nii see peab ära. Ei, ma see tempo natuke. See oligi, üks tuba oli meil, mäletan nii hästi, et nägime nii palju vaeva, nii äge ja liiga pikk. Võtan maha. Piisab ikkagi ühte lühemast ja kui 3 pikemast. Ja siis mina küsisin Sandri käest, et kuule, mis kui teeks nii, et paneks seda terve tracki ja terve tracki ja tempot saab muuta, et muudame kas aeglaseks või kiiremaks. Siis ma ütlesin, Sander ütles, et nojah, ainuke asi siis
et need absoluutse kuulmisega inimesed võib-olla jooksevad saalist välja. Sellepärast, et siis muutub toonid, onju. Et mina ei saa midagi aru, onju, mul on okei, aga mõnel hakkab lihtsalt paha võib-olla. Et aga see oli nagu äge. Lõpuks jooksid nagu väga ägedalt kokku, et kus kandis mis kes, onju. Et see tehniline pool pärast nagu nii-öelda tantsijana korrata on ja tehniliselt. Valge tuba võib-olla ongi intensiivsem, aga ta nagu natukene hakkab ajudele küll. Nagu kui sa teed 4 korda ühte asja järjest. Mina käin pärast igat tuba küsimus, et kas see oli 3. või see oli teine. Mul on siuke tõe, panen nagu mingeid pähkleid sinna lava peale, vaata, et mitmes kord oli. Et kas ma nüüd pean võtma enda kola ja minema sinna või on ikka siin, tulen ikka seesama teema. Ma tulen iga kord, mina isiklikult tantsijana, vaata, tulen iga kord lavalt maha, jälle oli lahutus, vaata. Ma terve aeg punnitan, onja, ja iga kord see lõpeb täpselt samamoodi. Kuule, mul oli pulmad ja matused. Igal on mingi oma teema, vaata, ja uuesti täpselt sama asi. Ma nüüd teen paremini, et ei tuleks. Vaat selles mõttes, palju meil on etendusi ja meil on mitu tükki? 10 või? 10 vist. 10, aga meil tube oleme ju tantsinud 4. Ja mul sai eelmine kord üle 100 naise juba. Aga kuidas sa, Tanel, eks ole, näitlejana ju alati üritad ikkagi, et mingit värskust hoida natukene ikkagi, teed erinevalt, et ei korda täpselt samamoodi. Et kuidas teil nagu tantsijana see on, et kas see on kuidagi teistmoodi? Ei, tantsus on me ikka nagu teistmoodi teha ei saa. Samm peab sama olema, jah? Aga kuna seal on ikkagi see julmus on nagu sees, et sul muusika läheb peale, Tarmo istub oma seal mustas toas, tema ei näe ühtegi tuba, tema võtab nuppu. Tema on jumal. Ja see ongi see, et juhtub see, mis juhtub, muusika läheb peale ja sina nagu pead lihtsalt olema kogu aeg nagu, muusika ei jää seisma, selles mõttes see armu ei anna, et sa ikkagi pead suht täpne olema nagu selle koha pealt, aga mingisugused emotsioonid nagu ikka kuidagi nagu kas arenevad ja muutuvad, et see on nagu sellele, see on paratamatu. Muidugi. Aga on juhtud ka, et partner ei jõua kõigele lavale ja siis? Nii ei ole olnud päris. Mingid asjad küll. Mul on mingid ilgelt palju kogu nööpimisi nagu endal isiklikult. Jälle nööbid kinni, nööbid lahti, jälle nööbid kinni, nööbid lahti. Siis kuskil jääb midagi ära, siis vaatad, aga nagu enda peas toimub küll nagu selles mõttes, et nagu vaata, sul ei ole võimalik inimesele teha täpselt samamoodi, onju. Et siis nagu iga kord sa avastad jälle midagi nagu toredat, isegi selle 4 korra sees. Seekord läks nii, seekord oli see, mingid huvitavad, selles mõttes ongi teha huvitavad hetked, et ma ei tea, kas see on nagu tingitud, kuidas nagu publik ruumis kaasa hingab või selles on nagu mingisugune, ma ei tea, kas see sõltub nagu mingil määral publikust, aga vahest nagu jääd seda nagu, mul on nagu, mina tantsin suht vähe, et mina saan nagu suuresti nagu jälgida seda nagu pilti, mis nagu see, kui näiteks seal pulmas, kui Kadri ja Saks tantsivad, et siis, et nagu on hetki, kus see nagu, kas sa näed kuidagi hetkest läbi korraks seda publiku silma ka ja siis sa näed mingit väga andunud pilku, siis tõesti nagu on siuke, annab mingi teise hingamise sellesse nagu hetkesse, et selles mõttes see, ta ikka muutub, ta on kogu aeg nagu sama, aga ta kogu aeg on erinev, mis on nagu. Mõtlesingi, et ma kord küsin seda, et huvitav on, et muusika ongi ju täpselt sama, et mitte midagi ei muutu, täpselt samal hetkel juhtub täpselt sama asi, et kas vahetevahel tundub, et on nagu, et huvitav, et alles 3 minut või midagi sihukest, et tegelikult, või et kas see aeg muutub nagu kuidagi käitub erinevalt? No siis, kui laupäeval oli see päevane etendus ja kui me ei teadnud, kas me saksa laps on sünninud või ei ole, siis oli aeg ikka väga imelik. Terve etendus nagu, sa nagu 4 korda teed ja sa ei tea, tegelikult sa ei tea, kas kõik on hästi, kõik sa jõuad mõelda mingit 100 muud asja, ei, oot on jumala etendus, tuled vahepeal lavalt ära, siis mõtled, äkki kuidas selle asi on, ei lähed sinna, et ta nagu, siis aeg oli väga pikk. Võib-olla mõni inimene ei tea, mis sa selle saksa lapse all mõtled, et võib-olla räägis on. Ma mõtlesin, et sa rääkisid selle ära juba, kui ma tulin. Kus kohal? Me tulime ju koos. Et ühesõnaga viimane etendus. Päevane etendus. Algus viibis. Jah. Algus viibis põhjusega, et meie üks tantsija hakkas kiiresti isaks saama äkki. Ja siis oli haiglas.
ja meil oli ikka pidevalt see telefoniühendus, et kuidas läheb, no ei lähe teil. ja siis me leppisime kokku, et 12:15, et meil läheb etendus peale, vaatame 13, teda ikka pole. Kuule ikka jama on, kas saad veel venitada. ja siis oli tegelikult see, et siis juba oli korra tunne, et vist jääb ära. Aga ja siis tegelikult ei saanud vastata ka vist kohe. Ja siis, kui nüüd järgmisena Eestin, siis ta ütles, et tulen, jooksin see juba samal ajal onju. Ja siis beebi ikkagi ei olnud veel sündinud ja beebi sündis täpselt siis 12:25, kui hakkas etendus. Etendus hakkas 12:25, beebi sündis 12:25. Okay. No ma käisin vahepeal publikul ütlemas ka, et nagu etendus viibib. Ma pole jõudsin igale kundi juurde, ütlesin, et ma tantsin seal pisaks. Ma pole nii rõõmsalt ootamist enne, siin ma sain aplausi. Etendus viibib, ja siis olid nad väga õnnelikud. Ma arvan, et siin vastati kohe konjakit ka. Konjaki käive tõusis. Okei, no teil on ka sellel, mina ei tea, kas Kuressaare teatris üldse on olnud sellist lavastust, kus oleks nii suur meeskond, et kui no võtta kõik tantsijad juurde, aga noh, teil on ka siin kostüümikunstnikud ja muusikuna Sander, et teil on väga nimekas seltskond on, kes seda lavastusprotsessis kaasas on olnud, et kuidas te nagu sellise ägeda pundi kokku saite, et Sander, millal siis sinu poole pöörduti ja kuidas sind värvati? See on hea küsimus. Päris ma ei tea, kuidas see juhtus isegi aastades. Lihtsalt mingi hetk ma olin pundis ja... Siin oled! Ma küsin Juhani käest. Magaseks sööi. Et kuidas sul endal see, noh, et nende inimeste leidmine ja ärarääkimine, Piret Kuupart samamoodi, et kas see oli keeruline või oli sul nagu, paljud ütlesid kõigepealt ei ja siis... Keegi ei olnud ei. Nende poole, kelle poole pöördusin, ütlesid jaa. Kas sa oled lihtsalt hea läbirääkija või nad olidki kohe? Ma olen kindlasti hea läbirääkija, aga ma arvan, et lihtsalt nagu... No Sandriga oli niimoodi, et me arutasime koos, et kes meil võiks olla. Siis me mõtlesime esimene mõte ikkagi, et nagu peaks olema saarlane. Number 1. Ja siis oli kohe loomulikult Sander, et mille poole me ikka pöördume. Ei teagi rohkem. Ei, minu arust oli see vastupidi. See tuli nagu see, et enne tuli Sanderi see, et ta saarlane on lihtsalt boonus. Et nagu... Võib-olla oli ka. Aga Sander oli lihtsalt ka see link, vaata, et me nagu ikkagi vaatame, nagu tunnetame seda, et kes on nagu folgiga kuidagi seotud on. Sander on ka, teeb nagu, tal on mussi sellist, milles on see folgi asi olemas, aga nagu mängib sellega. Ja sealt vist oli nagu see, me vist leppisime kokku, kui ma õigesti mäletan, see oli veebruar. Ja. See oli veebruarikuu, et kuidas me tööl hakkame. Või oli see isegi veel vana aasta sees oli. Ei, see oli ikka vana aasta, mis ma ei mäletagi. Ma ei mäleta täpselt. Meilis on olemas. Ja, et ei, see oli ikka varem. Aga ma mäletan seda tunnet küll, et kui Johan mulle rääkis sellest, siis ma olin suhteliselt kohe veendunud, et seda peaks ikkagi kaasa teha, sest see, või noh, leida see võimalus, sest see tundus kuidagi huvitav. Mitte ainult see nagu ruumides ringlemine, vaid just need lühitükid ja tantsuravastus siin. Ma ei ole kuidagi sattunud, et ma oleks saanud siin ühtegi etendust teha üldse ja siis veel tantsuravastus tundus, et okei, nüüd on nagu see õige hetk. Aga mis see sulle tööna tähendab? Ma ei tea, kas sa pidid nagu saada laule, mis sulle meeldib, et me tahame hakata tantsima või see oli kuidagi nagu vastu? Tants on selles mõttes hästi huvitav asi, et tants on kuidagi väga tihti tantsijates kinni, et muusikutel harva on seal nagu väga palju öelda midagi. Mõnikord on, aga väga tihti on nii, et tantsijad ise juba teavad tegelikult, mida nad tahavad tantsida või kuidas nad tahavad tantsida, mis see rütm peab olema, mida nad ette kujutavad, et siin selle puhul sai ka ikkagi nagu see põhimass muusikat tuli ikkagi nagu trupi poolt. Ma sain lihtsalt mõnes kohas öelda, kaasa aidata või anda mõnda detaili või nagu midagi muuta või midagi, ja mulle see tegelikult nagu hullult meeldis, sest jälle täpselt samamoodi selline see sissevaade sellesse tantsu või kuidas selline tantsuetendus nagu tekib või mis tantsijaid käivitab muusikaliselt või et hästi palju hästi huvitavaid asju ja mulle tundub, et see dialoog oli nagu hästi mõnus.
kas lavastuses ka originaalloomingut kõlab või ikkagi kõik on kuidagi varem või modifitseeritud selle jaoks? seal on nagu mingisuguseid hetki, mis ütleme mingid üleminekuid ja asju, mis on vist nagu noh, ikkagi nagu loodud spetsiaalselt või noh, neid lihtsalt ei ole varem olnud. Siis just kui nagu on siis originaalloome. Kas see Kandlemägi? Ei, Kandlemägi on tegelikult eraldi varem juba tehtud rüütansambliga koos töös. Aga Sander, sinu nagu juba varem tehtud lugusid on küll päris palju, on ju? Jah. Mis on Sandri nagu puhtalt nagu juba seal mingid asjad ja nagu väga meie seal Sandriga nagu see koostöö selles mõttes klappis, ma oskan ka siukest nagu noh, nagu siukest hästi basic mingi siit see lugu maha, siia see tükk külge on ju, aga nagu see, mismoodi Sander selle nagu kokku sulatas, vaata, see oli see kõige suurem nagu ja kõige ägedam, et mingid, see oli nii lahe, ma mäletan mingid seal selle lõputoa proovi lava peal, et siis vaatasin, pekk küla ja mis mingi formatsioon siin on Sander teinud, väga lahe, mis oli nagu, noh, et see nagu tunnetus oli nii hea, et kuidas mingi kaja või mingi asi veel annab nagu, et see lugu kannab, on ju, aga kui sa seda natukene veel siia konteksti sisse lood, mida Sander oskab nagu ülihästi, siis see oli nagu, et vau. Et noh, et see töötab, läks selle liikumisega veel eriti hästi tööle, et see on omaette oskus, vaata, et see ära tunda. Ma kiidaks vastu, et see, mul pole ühegi lavastatud meeskonnaga nagu sihukest kogemust olnud, et nad tulevad ikkagi nagu näitavad mulle programmi sees, kuidas nad on juba miksinud selle loo nagu enam kokku või teinud juba mingisuguseid üleminekuid või asju, et see oli hästi kihvt, et ma ei pidanud nagu kuidagi proovima noh, nagu aru saada, ma sain lihtsalt näha, kuidas nad on teinud, ma ei pidanud nagu kuidagi nuputama liiga palju, et mida nad tahavad või kuidas selle... Ühe koha pealt ütles, et Pekki, see on nii hea, et ma ei muudagi seda, ma mäletan, vaata seda. Sina tegid seda? Jah. Üks koht oli see. Mul ei olnud aega. Aga muusika oli tõesti väga äge, ma ei tea, kas seda on nagu või on sul kuidagi Spotify's üleval või et ma võiks... Meil on olemas tegelikult Spotify list kogu lugudest, mis oli ka lahe, kuidas need autorid, meil üks tantsija tegi selle listi valmis, siis tegelikult oli öelnud, et Sander just otsis neid lugusid, mis need on, meil oli see juba listis olemas. Aga jah, meil on olemas jah. Okei, no meeskonnas oli ka Jaan Tätte, et kuidas tema teiega liitus või kuidas üldse see ballaad on, eks ole, tema siis luuletus? Jaa, me otsisime seda, noh, meil oli see idee, et me teeme siin majas, me kasutame neid tube. Aga mis lugu? Siis me otsisime seda lugu ja siis mõtlesime, ma mäletan hästi, me olime leisis siis veel, et loeme siis lihtsalt luuletusi. Äkki leiame mingi luuletuse. Ne peab olema ikkagi Saaremaaga seotud siis. Ja nagu eesnud Joonil on ka häidest. Mina mäletan hästi, ma läksin koju, võtsin lahti, vaatan, ballaad number 2. Kurat, nii hea lugu. Siis võtsisin veel pärast veel peaaegu tund aega luuletuse. Esimene luuletus, mis mina tegin lahti, ongi see luuletus, mille pealt me tegime. Ja jah, Jaaniga oli siin me kuulame, siis teised vaatasid ka, noh, alguses kohe ei tulnud kaasa, pärast tulid. aga siis oli just see, et meil oli nagu tarvis seda, et nagu, et see luuletus ise on nagu lahe, aga meil on siit nagu justkui mingi eellugu puudu. Ja siis ma pöördusin Jaani poole, helistasin, tere Jaan, mina Juhan siit ja siis, et meil on siin, Jaan ei räägi sinuga nagu, ta ei ole siuke pika juttu, mis üldse vaata. Kui ta nagu räägib publiku ees, siis ta räägib nagu maast ilmast, kui sa taga tõesti räägid, siis ma räägin jah, et ma olen nagu hullult püüan nagu, noh, et saaks nagu mingi jutu käima, ta nagu, jah, ei ma saan aru küll, jah, ei ma vaatan. Ja siis, et mul on praegu kiire, et ma järgmine nädal vaatan millalgi, et noh, et nende tegelaste see lugu on. Ja ma vaatan siis, ma seal kodus askeldel edasi tegin süüa, mäletan, ja siis täitsa õhtu äkki tuleb sõnum. Kuule, ma tegin valmis, kuhu saadan. Ja nii oligi, saatis ära, köps ja siis ma saatsin edasi ja see, mismoodi tema vaata seda teksti seab, no see on ikka nagu äge. Et meil on seesama tekstist on ju need tükid on nagu siis, kui inimesed sinna lõputuppa nagu tulevad, siis need tegelased loevad need tekstid vaata sisse, need on nagu tema teksti seest, noh, valitud laused on ju. Aga see, mismoodi ta seab teksti ja tegelikkuses, kui palju ta jätab tekstis nagu ütlemata või nagu, et
kas siin on mingi see või siin on mingi see. Või justkui seesama asi, et ta need nagu inimeste tekstid tegi ära ja siis justkui see kummaline sündmus, kuhu siis nad kõik kohale jõuavad, on ju. Et tal oli just see, et kõik need tegelased läksidki sündmusele, on ju. Et mis sündmusele? Ja siis me ka kõik, et mis sündmus siis on, mis asi see on? Et see on just see ballaad, mis sündmus siis ikkagi on? Et mis tundub mingi pidu või mingi, et aru ei saa, mis asi täpselt on. Ja siis ma ikkagi mõtlesin, ma ikka helistan talle uuesti. Mis sündmus, ma rääkisin seal enne ka veel mingid, tegelikult ma helistamise mõte lihtsalt teada, mis see sündmus on, aga ma enne nagu seal rääkisin ikka nagu siukest nagu, et ma niisama muuseas küsin, et mis sündmus see on. Ja siis selle saate ise välja mõelda. Et see oli tema vastus. Aga ta proovides ei käinud koha peal vaatamas? Aga etendust on ta käinud vaatamas? Etendust käis vaatamas. Mis ta ütles pärast? Ei, tolle etendus väga meeldis, ta ütles, et see etendus oli nagu, kuidas ta ütles meile, et see, et tal on nagu unenägu, et tema jaoks oli see unenägu, mis jäi justkui veel kestma. Ja et talle tundub, et praegusele nagu publikule on väga sellist etendust vaja. Ja siis ta kirjutas nii lahedalt meile ühe mõtte lihtsalt, et tänas veel nagu me tänasime teda ja siis ta läks koju ja siis ta kirjutas, kus samal õhtul või järgmisel hommikul kirjutas mulle. Tänas veel kord väga etenduse eest, aga üks asi. Ma sellest ei räägi, mis see oli, aga üks asi, mille võiks teha nii, siis me katsetasime. See oli minugi sealt. Ja siis me katsetasime, vaatasin, põkki, õigus, võiks teha küll nii. Et ta nagu, aga ta ühe väikse linnukese viskas, mis oli nagu väga lahe tegelikult, et ta on nagu väga konkreetne, väga ja see on nagu. Aga jah, temaga nagu rääkimine, jah, see on nagu nii, see artisti ja see, milline on inimene päriselt, see on nagu nii erinev, aga väga soe, omavaheline soe. Aga ta kirjutas teile siis natukene nagu tegelasi lahti, jah? Just, eellood nendele nagu. No Tanel, kas sulle nagu näitlejana oli see siis kuidagi nagu tuli kasuks või kas see, tahaks teinekordki, et oleks nagu, kirjutaks keegi mulle lahti, et mis see tegelane on, Selle nagu projekti puhul ma olen nagu nüüd tagantjärgi mõelnud, et tegelikult oli nagu kehva see, et igaüks nagu vastutas, ma vastutasin selle toest, kus ma ise pidin lavale minema. Ja see on nagu selles mõttes kõige vahvam, sest et nagu iseennast ei saa nagu panna lava peale. Et mulle meeldis rohkem olla nagu vaataja rollis. Et aga nagu Tätte tekstid andsid nagu selle suuna kätte või nagu selle, et mitte niivõrd seda, et milline see tegelane. Endal mul hakkaski nagu paeluma see, et ma tahtsin nagu, ma olin kaval ka, et ei pea nii palju tantsima ka siis. Et luua nagu tuba, kus peategelane on tegelikult nagu siis publiku silmad. Ehk siis nagu publik näeb seda, et justkui sama asja, mida nagu see peategelane näeb, et justkui nagu kogemus. Et peategelane ei ole see, kelle ümber kõik tiirleb, et tema on see nagu, kes näeb seda kõike ja kuidas seda edasi nagu mõjutab. Et see tuba on edasi seda tunnet. Et see nagu hakkas väga nagu paeluma, et tihti nagu põimitakse lugu nagu selle tegelasega külge, selle peategelase külge, et see just juhtub temaga, aga kuidagi seal, jah, kuidas ka Tätte, üldse nendest tegelastest nagu kirjutas kas või nagu Viktorist ja nagu nendest nagu vendadest, et kuidagi need tegelased hakkasid nii ilusti elama, et nagu lihtne oli hakata nagu nendele nagu mingit asja nagu külge nagu panema või nagu, et kuidagi see, mida nagu iga tuba hakkas esindama, see sai suht ruttu vist nagu selgeks, et mis see nagu iga toa see temaatika nagu on. Kuigi meil oli toas läks päris kaua, kuigi nagu see põhiidee leidmises ma mäletan vist. Ja et nagu kuidas see idee oli olemas, aga et kuidas seda nagu välja tuua, sest see tegelikult see lugu oli olemas, aga et nagu kuidas see nagu tööle saada, et nagu see on see tantsu kõige keerulisem asi, et kui sa nagu vähemalt mulle tundub, ma ei ole nagu ekspert sõnateatris on ja, aga nagu, et sa saad nagu ikkagi ühe lausega väga palju võid nagu ära öelda. Straight forward. Meil käis põimiti käis kaasa, vaata tegelikult isegi enne seda Tätte teksti käis ju, meil olid ju need siuksed repliigid või laused või sõnad oli, et üksindus, seljakotid, et mingid siuksed nagu fraasid, mis nagu, millest me hakkasime nagu midagi otsima ja siis nagu kihvt on nagu see, et kui me seda lavastust vaadata, siis tegelikult need sõnad on sinna sisse põimitud, et nagu, et iga tuba peegeldab tegelikult nagu mingit hetke või mingit tunnet. Et selles mõttes on kihvt.
sulle ka neid Jaani tekste näidati ja kirjeldusi ja kas need kuidagi muusikas ka selles mõttes kajastuvad või sul oli ikkagi peamiselt üleminekute tegemine? Vasta nüüd. Tegelikult, ma mõtlen, kas need tekstid ju ei olnud, me lugesime need ühe korra sisse mingis osas. Jaa, tekstid lugesime sisse, kostüümilaos. Kostüümilaos või? Jah. Ei, alguses me... Kusjuures seal oli veel see gift, et seal tegi nagu siingi kuskil teeb mingisugune pirne hästi palju elektri häält, siis seal oli ka, et me pidime ikkagi tule kustu panema ja lugesime. Telefoniga jätsid valkus. Isegi telefoni, või ma ei tea, võib-olla tõesti telefoni. Aga jah, need said sinna sisse ja teksti on ju, noh, seal Valges saalis on... Sinises. Või sinises, jah. Valges ei ole vist. Aga need otseselt nüüd seda muusikaloomet nüüd küll vist väga hullult nagu ei mõjutanud minu arust. Et seda peab võib-olla just nagu Juhani käest küsima, et kas... Ja pigem oli vaata see, et me selle iga toaga üritasime selle nagu idee kätte saada ja sealt tuli see muusika nagu, siis hakkas seda ideed vedama ja toetama. Ega selle muusika nagu leidmine, sest muusika ju hakkabki väga paljustki tööle tantsijale liikumise aluseks. No teeb ongi, et sealt tulebki inspiratsioon. Kui ma nüüd, ütleme, publikuna, eks ole, käisin vaatasin selle tüki ära ja nüüd satun lugema seda Jaan Tätte ballaad number 2. Kas mul on nagu mingi, see oli see, et kas see jõuab mulle nagu kõik kohale või kas üldse on oluline, et see jõuaks mulle kohale? No tegelikult... Või see ikkagi... Ma just mõtlen seda, et ta on võtnud selleks ole inspiratsiooniks, selle põhjaks. Aga et kas... Tegelikult see on justkui nagu, natukene on see etendus justkui nagu eellugu selle ballaad number 2-le, aga samast ka see lugu on seal sees. Et see oleneb ka sellest, kuidas sina seda loed. Aga need tegelased on tegelikult kõik seal olemas. Tegelased on kõik seal olemas ja nende tegelased, igal tegelasel on nagu oma lause seal ballaad number 2 luuletuses. Ja see ongi see lause, millest nagu siis Tätt tegi selle tema loo veel sinna ette. Ja need tegelased käivad sealt läbi, jah. Tegelased on seal olemas. Ma natuke suhtlesin ka inimestele, kes seda tükki on näinud ja siis, et mis nemad arvasid ja mõtlesid ja siis näiteks mul üks tuttav ütles, et tema näiteks jäigi lõpuks arusaamatuks näiteks selles mustas ruumis, et kes siis ära suri, et kellega seal lõpus tantsis. Ja sellest johtuvalt ma mõtlen, et kui oluline see üldse on või kui palju see on nagu lavastajana, sina siis selle ruumi vastutajana, nagu, et mis siis inimese peas tekib, et kas see nagu on oluline või see tegelikult ongi tore, et ta jääb nagu lahtiseks? No sellist on tantsulavastuse puhul, mida minulest sõnavõtte puhul tegelikult ka asi maitses, aga sa ei saa kõigi meele järgi ka olla, et kas see on siis jaotusõnad, et kõik vastused ette või samas nagu minu meelest ju nende tubade mõte ongi see, et nagu nii palju küsimusi jääbki õhku, et mis saabki edasi, et selles mõttes, et see kogu lavastus minu meelest lõpeb sellega, et sul nagu teine vaatus jääb sul kodus mööda, et minu arust see ongi just ka ülilahe selle etenduse puhul, et see raam on nagu suhteliselt selgelt loodud. Et sa lähed sinna tuppa, saad aru, okei, seal on see tegelane, teeb seda, aga ta jätab sulle täpselt nii palju vaba ruumi, et sul on nagu võimalik nagu endaga siduda üli hästi, peaaegu kõikides tubades peategelane kuidagi nagu minuga vähemalt rääkis, et ma mõtlesin, et okei, mul on mingit sarnast kogemust olnud. Aga ta ei võta nagu täiesti, et see tegelane on seal laval, vaid ta täpselt jätab nagu sul on nii palju selle tantsuga nagu ruumi, et sul tekib võimalus see nagu enda hingamine sinna juurde mõelda. Et selles mõttes minu arust nagu ülitäpselt nagu sinna naela pea pihta nagu saadud, sest hästi tihti tantsuetenduste puhul see on probleem, kuna seal ei ole sõna, keegi ei anna seda täpselt edasi, sul ei teki ülevaadet, mõnikord ei, näiteks meil on olnud sellised olukordi, kus me teeme näiteks Louis 14. elust kirjutasime umbes nii paksu selle
nagu bukletti on ju, et inimesed saaks üldse aru, mis seal laval toimub. Ja siis tegelikult juhtus see, et noh, seda bukletti luges võib-olla nagu 1% nagu kõikidest on ja siis enamik sellest tagasisidest oligi umbes see, et no mitte midagi. Et nagu selles mõttes see etendus praegu nagu annab minu arust nagu täpselt selle õige koha, et siin on nagu piisavalt nagu ruumi sulle endale, aga samas ta ikkagi raamib nagu ära ja sa saad aru, et noh, millest me üldse nagu räägime. Kus me asume või. Kindlasti olete saanud palju ka publiku tagasisida, eks ole. Et kas olete saanud ka, noh vahel ikka on see, et kuuled, et jaa, väga põnev, et sa niimoodi arvad, aga tegelikult üldse ei mõelnud seda. Et on teile mingid huvitavaid teooriaid või mõtteid tulnud publikult? On ju tegelikult. Ja mingeid siukseid väga lahedaid tagasisideid, mingisugused näiteks mida nüüd meil üks tuttavites väga lahedalt, et ütles, et see on nagu täiesti filmilik etendus. Ma kogesin nagu ma vaataksin hoopis filmi, et mingid efektid, mingid valguse lahendused, mis Tarmoga koos me meistertasemisele tegime. Mingid hetked, mille peal nagu ise see nagu, meil mõte oli küll, et okei, et peaks olema nagu, et hästi hea ja kõik on, et nagu anda selline, aga see, et nagu, et noh, et sellised asjad nagu välja tõus, see nagu, see oli üks, mis ma hästi nagu mäletan. Aga muidugi väga palju erinevaid emotsioone on välja toodud ikkagi, et tihti nagu keerulisem on isegi nagu vastuvõtmine vahest. Et see nagu, et noh, selles mõttes vastuvõtmine, et nagu, et no, kui see nagu nii, nagu öeldakse palju häid sõnu või nagu selliseid tagasisidet, et siis nagu, kas nagu tegelikult ka nii oli? Noh, et nagu ikkagi natukene nagu jääb endal see nagu mõte nagu, et kas ikkagi oli ka tegelikult nii või? Või nad nagu, kas me tõesti suutsime, no siis meie üks suurimaid mõtteid oligi ikkagi see, et kui inimene siit ära läheb, et ta ikkagi saaks väikese puudutuse, ta saaks natukene mõelda enda asjade peale, teiste asjade peale ja meil on nii mõnegi pisara kätte saanud, et see on juba nagu pool võitu, et me olemegi kedagi puudutanud, et see on nagu kõige olulisem, ma arvan. Eks me tegelikult isegi proovisime hoida ju ka koridorides nagu seda meeleolu, et nagu noh, üks selle oht on ja vaata see, et kui inimene, noh, üleüldse teatris see sama asi nagu plaksutamine, et me näiteks ju laseme giididel öelda, et palun ärge plaksutage, sest, aga isegi vist keegi oli öelnud ka, et noh, et oleks tahtnud plaksutada, aga samas see on see, mis nagu lõhub lugud hästi tihti, et inimene nagu kui panna mingi ebamugavasse olukorda või nagu panna nagu tundma mingisuguseid tundeid, mida sa pole võib-olla ammu tundnud või noh, vabab mingisuguse ukse, pisarad hakkavad välja tulema, et siis see ongi ebamugav, aga nagu noh, ja lihtne oleks sellest kohe aplausiga välja tulla ja hurraa, et kõik nii on. Aga tegelikult just seesama võlu peitubki selles, et ole korraks selles loos, mine sinna, noh, et see tuba lõpeb ära, mine nüüd teise ja las see koridor olla ka nagu, et ära räägi teistega, ole seal, nagu mõtle, mida sa just kogesid. Oli see endaga. Aga tihti nagu, see on väga raske, seda on nagu inimestel on seda väga raske teha, et nad tahavad kohe välja pääseda. Aga jällegi ma pean nagu seda kiitma, et ma ei tea, kas see on nagu täpselt arvestatud niimoodi või see lihtsalt nagu selle asja koosmõjul kipub niimoodi juhtuma, aga jälle on nagu täpselt saadud kätte see, et ta ei tundu sunnitud. Et ma saan kõike seda seal teha, enda peale mõelda ja maailma peale mõelda, aga keegi ei ütle mulle, et ma pean seda tegema. Selles mõttes, et need vahe üleminekud ühest ruumist teise või see lõpp või kõik need vahed, need hetked, kus ma saan nagu hingata ja olla, et see täpselt kuidagi nagu, noh, mõnikord lihtsalt juhtub nii, aga siin on võib-olla nagu olnud ka nagu käsi mängus, et see niimoodi läheks. Sest selliseid etendusi on ka palju, kus nagu ikkagi mõeldakse, et nii jätame siia nüüd selle mõttekoha, kõik hakkavad ilmselt enda sisse vaatama siin koha peal ja siis see lihtsalt seda maagiat lihtsalt ei ilmu sinna ja siis on hästi halb ja piinlik ja kõhud korisevad inimestel saalis. Ja see, ma mõtlen ise ka, et kui ma sellel etendusel käisin, seal vaheruumis olemine, et sa oled ka inimestega nii lähestikku, et isegi kui sa istud toolireas, sul on üks kõrval, teine kõrval, et mingid pidevad lähestikku, aga tegelikult ikka nagu oma ruumis, aga seal oli see, et sa tõesti nii lähedal inimestele, et nagu isegi, ma ütlen, oleks tundnud imelik, et sa võtad nüüd vahepeal telefoni välja ja teen pildi, eks ole. Et nagu, mitte keegi ei teinud seda, et nagu kõik võtavadki selle hetke, et ma ei tea, seedida või vaadata enda sisse, et see oli tõesti väga äge. Aga korra siin tuli ka, et tehniliselt keeruline, et kindlasti eriti veel väiksele teatrile nagu Kuressaare teater on, kus tehnilisi inimesi on ka vähe.
ja no tegelikult see on ju iga lavastuse puhul, et sul ikkagi mingi proov on see, et kus teeme valgust, eks ole, ja siis võib järgmine proov teeme selle heli valmis ja noh, siis ongi nagu tükk valmis. Et siin teil oli vist arvatavasti selle tehnilist proovidega ka oluliselt nagu kauem võttis kui niimoodi päev ja päev või? Mitte, et alati päev ja päev oleks, aga... No, meil oli niimoodi, et kuna me üldse nagu trupina ka vaata töötame teistmoodi kui teater on ju. Et me töötame niimoodi, et me töötame nädalavahetusti on ju, siis tantsijad käivad igapäevalt on ju, nendel on mingi 100 muud miljon asja, tööd, asjad on ju. Me töötame nädalavahetusti ja me ei saa teha, nagu teatris on ju see, et noh, et teete proovi 2 kuud enne või noh, kuidas umbes nii on ju. Ja intensiivselt, see on nagu noh, hommikul tulen, teen proovi on ju, siis on paus ja nii edasi. Meil nagu seda ei ole on ju. Et me nagu teadsime seda, me oleme varem etendusi teinud nagu, ja siis me teadsime seda, et noh, vähemalt miinimum on nagu nädal aega, mis me peame saama olla noh, nagu selles tööformaadis nagu teie on ju. Et kõik see, mis seal eelnev oli nädalavahetustega on ju. Et noh, tihtipeale 2 korda kuus nädalavahetus, tihtipeale 1 kord kuus nädalavahetus, noh sõltus nagu kuust on ju. Ja siis meil oli ikkagi ülesehitamisel oli väga selge ja detailne plaan. Et me siin tulime ikkagi lipsupostega tulime ka appi ja Tarmoga koos ja Varliga koos ja Silveriga koos, siis me ehitasime nagu ettevalmistused, mingid rekvisiidid, asjad, need me tegime enne ära, osa tegi teater, osa tegime ise. Ja siis kui nagu plaan, kuidas ta üles ehitada, meil käis ikkagi nii, et 2 päevaga olid nagu toad põhimõtteliselt üles ehitatud, noh nagu tehniliselt. Et me tegime ikkagi pikad päevad ja siis me istusime Tarmoga teised 2 või 3 päeva tegime lihtsalt valgust. Nagu noh, nagu eel seda protsessi, sest nagu see eesmärk oli siis see, et kui siis noh, Piret Kupart tuli ka mängu, siis ütleme siis selle, meil oli 5 päeva planeeritud. Piret tuli ka 3. päeva õhtuks tuli Piret ka majja on ja tema siis seadis veel mingid rekvisitide teemat ja kostüümid on ja. Et eesmärk oli see, et kui proovid algavad, siis me juba teeme nii palju kui võimalik juba selle valgusega, juba kostüümidega on ja me nagu niimoodi ainult lasimegi, et proovid käisid kogu aeg valguse ja kostüümiga. Ja Tarmo kogu aeg lihtsalt timmis paralleelis kõrval jooksutus on ju. Et siuke väga tait tegelikult see schedule on ju. Võtsitegi siis nädal aega puhkust kõik? Ja siis läksite nädal aega hiljem oluliselt oma tööle tagasi. Aga no põhimõtteliselt see nii on, me ise nimetasime seda nagu selleks, no põhimõtteliselt on ta nagu tantsija jaoks nagu tantsupidu. Noh, seal see, et no, inimesed võtavad nädal aega puhkust, ei saa minna muidu tantsu peale on ju. Noh, meil oli põhimõtteliselt sama, tegelikult natuke rohkem, 2 päeva rohkem kui nädal aega. Võtsid inimesed lihtsalt puhkust on ju. Midagi ei jää üle, see ei ole võimalik lihtsalt muidu. See ei saa nagu seda nagu õhtuste proovidega tehtud või noh see. Inimesed on ju, noh sul on nagu see kõige parem tootlikkus on hommikul kell 10. Noh, et sa suudad nagu kõige rohkem haarata ja kõige rohkem keskenduda on ju. Aga eks siin oli palju nagu, igal ühel oli nagu, see nagu langes natuke kokku sellega, et kooli algus oli on ja siis oli nagu erinevatel, meil läksid lapsed kooli ja kes siin ise oli kooli direktor ja nii edasi on ja plus meil oli hästi väike piiga veel, et kuidas siis kõik see asi ära majandada, et õhtused proovid ei saa hilja ära, kõik see nagu seal seda tehnilist. Pigem oli see aja majandamine, ma arvan, kõige keerulisem asi, et nagu see tehniline pool tuli päris hästi järgi ja nagu nii palju oli, Tarmoga oli see huvitav asi, et noh, et teatris ongi nagu, et kõik käib ju sõna järgi on ju, et sul ei ole nagu märk nagu. Sul jah märgi järgi on ju, aga meil läheb kõik muusika järgi. Ja muusika nagu Sander Ester ütles, et see on ju iga kord ühesugune, noh täpselt, noh, et siis Tarmo ei olnud ka seda timecode'i enne niimoodi kirjutanud, on, et me olime ise seda proovinud, me teadsin, et seda saab, sest me enda neid tavalisi selliseid esinemisi, mis me käime sündmustel tegemas, seda teeme kogu aeg, on ju. Ja siis see oli Tarmo jaoks ka hästi lahe nagu väljakutse, et ma nägin, et kohe, kuidas saab ka midagi muud teha ja ennast nagu välja elada natuke sellised, meil oli ikka väga lõbus, aga mõni proov oli ka päris lahe, kuidas, et nagu Tanel ütles, et noh, Tarmo on ülirahulik
Ükskord ei olnud või? üks meie loomemeeskonna liige. tuleb tuba valmis, Tarmo just lõpetab, teeme siin ümber. jah, tal oli nagu, tal on hästi palju ideid onju. Ja siis ta, et äkki võiks siin seda ja siis seda Tarmo vaatab juba nagu. Ja siis nagu Tanel ütles, et ma ei ole kunagi Tarmot näinud, et ta närvi läheks. mulle tundub, et täna ta läheb. Läks. ei näinud. et ta suutis ikkagi, Tarmo jäi väga lahedalt enda huumori juurde ja kui Iiv tahtis mingit asja saada, siis ta noh, tegi talle natuke nagu valgusega nagu ka noh, niimoodi näitas, et noh, võib-olla nii ei saa ikkagi ja ühesõnaga see mäng ja ping-pong, et aga üliäge, et selles mõttes Tarmole suur kummardus, et Tarmo oli ikka, mulle meeldib ka see, et tema pühendumus detailideni. Et ta nagu, ta tuleb varem, onju, vaatab üle, mulle eile kriipima, et see koht seal, ma tahaks seda seal teha paremini, onju. Istub, et seda timecode'iga on see teema ka, et sa ei saa seda, et ma panen nüüd kiiremini. Et kui mul on seal lõpus mingi lõik, mis jookseb valesti, siis ma pean nagu, noh, ma pean seda nagu mitu korda kordama ja vaatama üle, onju, et noh, et see. Et Tarmo tegi ikka väga. Etenduste ajal on ju ka, istub seal oma mustas saalis ja siis oli, kuskilt oli SOS, et sinises saalis pole tossu. Siis noh, et kui publik liikus, siis ta jooksis sinisesse, siis ta vist pani uuesti tossu tööle ja siis, aga noh, nagu ajaliselt läks kõik täpselt edasi, et nagu, et oli nagu jah. Aga tema on jah, tema meie jumal, ma siin ütlesin praegu, sellepärast, et see jumala efekt on see, et sest meie, kes me oleme see lava peal, siis Tarmo on seal üleval, see väike aken, niimoodi, et meie peal on sinine valgus ja siis ma näen Tarmot seal ja siis ta niimoodi. Läks käima kõik jälle, et noh, tema nagu, tema järgi kõik käib, noh tegelikult, et kui tema ei taha panna play praegu, siis ta ei pane. Ja midagi ei juhtu, midagi ei juhtu, siis kõik toad lähevad ühel ajal ja tema lihtsalt paneb. No tegelikult üldse selles nagu, et see nagu etendus üldse nagu saaks eksisteerida või nagu toimida, on tegelikult väga palju abikäsi, et meil on ju mitu giidi. Kes on nagu siin tegelikult teatritöötajad, õpilased nagu ja niimoodi ja siin noh, reaalselt nad on nagu etenduse siuksed nagu väga vajalikud osad, et osalised, et noh, ongi see, et publik tunneks ennast nagu mõnusalt, et ta noh, et ta nagu ei oleks korrakski segaduses, vaid nagu ongi alguses öeldakse ära, mis juhtuma hakkab, kui sul on mure, olen ma siin ja lihtsalt naudi, et selles mõttes, et noh, mõtled, kui noh, seda inimest ei ole, publik oleks kohe kus ma pean minema, et noh, siin noh ongi, et noh, see näitab seda, et see teatrimaja alati mööb natuke niimoodi, et inimene tuleb majja, talle öeldakse mingi asi, aga siis ta astub 2 sammu ja seda on ununenud ja siis ta nagu noh, ta läheb nagu, et öeldakse mine sinna, aga ta läheb sinna ja noh, siin on juhtunud neid olukordi ja siis leitakse, et kuule, keegi on puudu ja siis üks nagu eksib kuskil teises ruumis ringi ja siis tuuakse, et lähme nüüd sinna, et selles mõttes see on nagu tore. Aga seda siin etendus, meie edes ei ole nagu ühtegi sükest nagu. Aga alguses on olnud. Alguses on olnud. Okei, sina ei ole tähele pannud. Üks tore lugu oli see, et üks rühm hakkab siit minema ja siis, aga siin oli veel nagu teise tuba inimesi ka olnud, et omavahel jutustanud ja siis see giid oli, hakkame nüüd lavale minema. Ja siis osa hakkasid minema, siis need olid jutustanud ja siis need läksid lihtsalt juumalt teistega kaasa. Kuigi nemad pidid sinna minema. Ja siis olid seal üleval, kuhu me minema peame. Et selles mõttes hästi palju abikäsi on tegelikult nagu laval, et see asi üldse nagu. Samal ajal kõik töötaks, jah. Ma käisin neid mustasid gaasi võtmas, siis sealt laost ja siis ma nägin, seal oli ka siukene A4 paber, et publikuteenindaja juhend ballaadi lavastuse jaoks. Jah. Aga okei, üks hetk hakkas Tarmo siis kõvasti, eks ole, timmima ja vaeva nägema selleks ajaks oli sul muusika juba nagu kõik paigas või kaua sinul see timmimine aega võttis? Esiteks oli see jälle nagu hästi lahe protsess, et kuidagi niimoodi väga aegamisi väikeste ampsudega jõudsime selle tulemuseni tegelikult, et vahepeal tegime kõnesid ja siis kuidagi. Sina oli nagu ikkagi Tallinnas enamus ajal? No Tallinnas või kuidagi mujal ja siis lõikasin mingid asjad kokku, siis võib-olla presenteerisin, näitasin, võib-olla oli midagi juba kokku lõiganud ja me saime nagu kuidagi vaatasime selle üle, onju. No seda me tegime nagu stabiilselt terve ettevalmistusprotsessi sees nagu. Jah, aga siis lõpus jah oli mingisugused asjad, mis me ikkagi täitsa viimase hetke muudatusi ka ikkagi tegime ja lõikasime mingid asju. Sander oli ka terve nagu selle nädala, kui juba tantsija oli ju majas, oli koha peal olemas ja juba fine tune'is.
ja tegid juurde onju veel ja igast asju. ja mis on huvitav veel ka, et ikkagi kõik ju saalid kõlavad ka erinevalt, et ikkagi natukene oli seal vaja nagu noh, neid kõlaliselt ka nagu värvida. Et mis see tähendab? noh, et ma ei tea, mõnes saalis bassi maha võtta või mõnes bassi juurde panna või mõnes mingisuguseid, ma ei tea, asju natuke timmida, et neid asju ikkagi oli siin jälle nagu omamoodi, et kuuled ühes saalis, tahaks natuke, ma ei tea, häält paremini kuulda, ma ei tea, seal mõnda teksti kohta või mõnes saalis on, ma ei tea, teine laul liiga vali on ju, siis ahah, et teisi saali kuulda, mis toimub seal. noh, näiteks seda oli ka, jah, läbikostust, jah. Et siis näiteks oligi, et mõne koha peal me seal lõikasime mingisuguseid nagu sagedusi välja, et need ei kostaks teise saali nagu üle, et kõik muu nagu on vali, aga siis ma ei tea, kuskilt bassi otsast midagi välja lõigata või siukseid nagu nipet-näpet asju oli päris palju. Kas publikul on ehk küsimusi? Praegu ei ole. Mul tekkis küsimus. Enne käis jutus läbi, et tulete siia tantsuteatreid ETA kaudu ja nii edasi. Kuidas on nii, et tavaliselt ikkagi publikut teistele tantsuetendustele on nii vähe käppu täis ja teil on kõik saalid täis. Mis on see? Aga see ikkagi pole nii. Tegelikult ju kardeti, ega ju ballaad läks publikuni siis, kui olid esimesed etendused ära olnud. Siis tegelikult läks jutt lahti. See on natukene üllatav teie inimesed kardavad tantsuetendusi, sest tihti nagu nad, ongi see, et ta ei ole ju kerge sõnumiga. Meie etendus on ju tegelikult suht selge sõnumiga, et seal nagu tõlgendamiseks, ei ole võib-olla nii palju, on hetki, aga suuresti ta on nagu otse, et me ei peida nagu ridade vahele, et me läheme kohe asja juurde. Aga muidu tantsuetendus on tihti siuksed, et ta maksab ka piletihinda ja piletihinnad on ka kõrged ja inimene peab ju valima ja siis tegelikult ju valid, kas sa nagu tahad minna kindla peale või siis paraku just tantsuteater on see, mis ei ole just kindla peale minek ja siis seda nagu kardetakse. Millest on kahju muidugi, sest tegelikult sealt võib väga ägedaid elamusi nagu saada. Natukene võib-olla on nagu just nagu siin see kohapõhisus see, et me oleme hästi palju ka siin kindlasti nagu esinemas käinud erinevatel sündmustel ja meil on mingisugune omad inimesed, kes nagu käivad vaatamas. Ma tean, meil on inimesi, kes käivad vaatamas meid kogu aeg Leisi jaanitulel 10 aastat. Me ei teagi enam, mida seal teha nagu, et inimesed tulevad sinna kohale. Me esineme kell 21.00, inimesed on kella 6 juba võtavad kohti sinna ringi äärde, niimoodi istuvad ja ootavad. Et siis kindlasti aitab see kaasa, aga nagu sellist, see aitab kaasa kindlasti neid esimest 3 etendust, vaata, nagu, mis olid nagu lihtsalt välja müüa. Aga see, mis nagu sealt pärast, et ma arvan, et see ikkagi pidi, järelikult ikkagi pidi meeldima või korda minema inimestena. Et ma arvan, et ega seda muidu nagu seda tungi niimoodi ei oleks, et kui me viimasel etendusele nüüd, mis me küsime 5 minutiga või alla 5 minuti 70 piletit või 3 minutiga. Et see oleks ikka nagu, ma mõtlesin, et kas ei läinudki müüki nii palju, mis see oli nagu, ma vaatasin Dubaist seda nagu, et mul ei tööta näiteks. Aga jah, et sest meil oli neid viimase etendusest hästi, et meil oli nagu tantsijatele ka oli hästi palju kirjutatud ja ka teatrisse on ja küsitud on ja siis me andsime teada lihtsalt ka, et see kell läheb, et kui sa tahad saada, siis ole kohe seal ostmas on ju. Ja siis tuli ikka välja seda, et ma ei saanud. Panin pileti, aga ei jõudnud ära osta ja nagu siukseid asju tuli ka veel. Mulle tundus veel, et üks asi on ikkagi see ajastus ka, mis Jaan ka ütles, et praegu inimestel on sellist laadi etendust nagu vaja. Et selles mõttes, et jah, võib-olla mingil teisel ajal oleks nagu teistmoodi toiminud see, aga praegu see tundub nagu nii täpselt õige jälle kuidagi. Et ta on nagu piisavalt helge, samas nagu natuke mõtlik, aga et ta on nagu sellel, ma ei tea, segasel ajal nagu natuke kuidagi mingisugune konkreetsus, headus või siuke, ja see nagu heas mõttes lihtsus ka nagu kuidagi nagu annab nagu, on nagu õiges kohas täpselt. Lihtsalt minu enda üks meeldejäävamaid teatrielamusi on kunagi Inglismaalt saadud. Võib-olla ma seda siin kunagi rääkinud ka, aga niisugune Punch Drunk, kui ma nüüd ei eksi, on selline kooslus. Neil oli siis see oli nagu ülisuur maja, tal oli mingi 3 korrust
kõigile publikule pandi maskid ette, mustad maskid, et siis sa teadsid, et see on publik ja siis oli, ma arvan, et seal oli mingi 60 näitlejat, kes nagu käisid, no seal neid ruume oli no tohutult. Aga see olid inimesed käisid ise ringi, sa võisid vahepeal sattuda üksinda kuskile ja ühtegi tantsijat ka ei ole, noh, kõik oli nagu tantsuline ja siis sa uurisid seal seda ruumi ja käisid ja istusid ja erinevad valguslahendused, aga siis noh, mõned nagu järgnesid mingitele tantsijatele, siis tuldi lõpuks kokku ja seal oli niisugune suur finaal, et selles mõttes ta natuke sarnane, et käid ringi, aga et ta ei olnud nagu kogu aeg samal hetkel. Et Sandri, sina oled maailma näinud ja palju tükke käinud, et kas sul on noh ka mingid selliseid huvitavaid kogemusi olnud, et anda inspiratsiooni Juhanile tulevikuks? See, kus siis tundub, tahaks seda vaatama minna? Jah, no see oli ikkagi 10 aastat tagasi, kui ma käisin seda vaatama, aga seesama punt on minu arust nagu varemgi ja arvatavasti hiljemgi teinud, et see on niisugune hästi suur jah, produktsioon. Minu arust nad isegi käivad nagu üle maailma, vaevalt, et siin meie kandis väga kuskil on, aga noh, see tõesti see maja oli noh, ma ei, väga suur maja noh. Aga on sul, ei no see tõesti, seal oli 3 korrust, no see, no ma arvan, et no ma käisin selle 3 tunni. Tundub väga suur. 20 000 sammu käisin, ma ei tõesti ei oska, seal oli nagu, sa läksid vahepeal, sõitsid liftiga kuskil, käisid. Ja see niimoodi. Kindel, et see uni ei olnud, aga see oli väga unenäoline. See oli, mul on meeles, kuidas see oli üks mingi siukene terve korrus, no ma arvan, et see oli, no ma ei tea, 300-400 ruutmeetrit vähemalt, noh. Terve korrus oli liivaga kaetud ja see oli kõik ülemine korrus ja siis seal oli nagu siuke koht, kus oli nagu kellegi matus lavastatud, nagu nukud istusid seal siis pinkide peal, ees oli kirst ja said seal nukkude vahele minna istuda ja olla ja mitte kedagi teist ei olnud. Siis vahepeal tulid mingid tantsijad, midagi seal nagu toimus, keegi tegi ja siis noh, tuli hakkas imelik, siis läksid ära. See oli lihtsalt nii veider. Ma ei tea, kas sa oled ka mingit kuidagi sellist asja, uskumatu mulje, et nüüd sulle... Mingeid veidrusi on olnud, aga midagi nagu jah, nii suurt maja ja seda ei ole. Sa juba andsid juba loo mulle ju. Sandri kasvamine teatris on järgmine. Nii, mis me siis isu tekitajaks sellest ära räägime? Rulluisud ja kõik Mingid lood. Nojah, sa oled ju siis kohe, kui see teater siia loodi, siis... Algusest peale põhimõtteliselt, jah. Nagu kodus praegu peale. Mis see rulluisu lugu siis oli? Ei, no kunagi selle pöörlema lava peal rulluiskudega sõidetud, ja mitte üksi. Aga jah, see on jah kuidagi põnev maja selles mõttes olnud, et siin on igast asju tehtud. Muusikat siin selles ruumis meeletult palju ja ma ei tea, malet mängitud ja igal pool käidud. See on hästi lahe. Et sai teha lõpuks nagu mingisugust etendust ka siin. Kuidagi polnud varem juhtunud. No teised poisid käisid, omandasid kõrgharidused ära ja siis tulid tagasi, et kuidas sul sellega on? Kusjuures huvitaval kombel ma täna just mõtlesin selle peale, sõitsin hommikul lennukiga siia ja siis mõtlesin, et see on ikka nii lihtne. Oled täpselt, ma ei tea, mis tuleb mingi 35 mintsa või 40 minutit, et oled siin. Et noh, isegi kui on mingid toimetused Tallinnas või mujal, isegi noh, põhimõtteliselt ju võid Euroopasse lennata, et endad siit oled ju kohe põhimõtteliselt kusagil mujal. Et täitsa vabalt võiks nagu elada siin. Lihtsalt jah, kuidagi praegu on nagu jäänud lihtsalt niimoodi, et ei ole tagasi kolinud veel. Aga Juha, mis siis on tulevikus plaanis? Hea küsimus. Tõesti ei tea. Nagu selles, noh, kui ma ütlen niimoodi, et mis me teeme. Tunne on, et midagi tuleb veel teha, aga ta on nagu kindlasti hästi suur väljakutse, eriti kui sa nagu... Eriti pärast seda või? Jah, et nagu kui mingi asi nagu ägedalt õnnestub või nagu siuke idee, noh küsimus on, idees on küsimus, see on nagu nii lahe, et see, meil on neid väikseid nagu mini-etendusi, mis me käime sündmustel tegemas ja siis nagu iga kord hakkab kõik tead millest pihta on, lugu, okei, nii lugu, mis muusika, kõik muusika on kasutatud ju. Mida me võtame veel, meil pole enam midagi võtta, aga tegelikult on nagu rämedalt muusikat, mida veel kasutada nii... Võib alati ka midagi uut kirjutada. No just, et ka nagu, ja tegelikult on väga palju Eesti muusikat. Meil on ju ka, kas meil on ka midagi mitte Eestit? Balladis või? Üksikud. Ei,
see Viktori toas on. see Bogler. Bogler jah, Bogler on ja ei Boglerit me ei kasutanud küll lõpuks ühte osa sellest, aga nendel on see loll neiu või see loll neiu jah. Et on mõni nagu üks, aga see on ka väga mingi sihuke nagu, et tegelikult see nagu noh, et kui sa saad selle nagu idee kätte, siis tulevad ka need palad või noh, et vaata, kui sa niisama mõtled, et mul on tarvis teeks mingi ägedat tantsu, seda ei juhtu mitte kunagi, sellepärast et või kui ei ole just mingi hästi lahe inspiratsioon, noh, et mingi asi, mis nagu sa nägid midagi ja siis selle pealt nagu teed, on ju. Aga kui sul nagu seda miks ei ole, et siis ega siis ei juhtu ka nagu midagi. Kui sa selle nagu miksi leiad üles, et mis see on see idee, siis idee hakkab kandma ja see hakkab nagu kuskile jõudma, et siis ütlen, et ma arvan, et pole kõik asjad kindlasti ei ole tehtud. Teie lipsutants üldse ju on alati inspireeritud ikkagi rahvatantsust, eks ole. Põhisammustikust. Põhisammustikust ja sina muusikuna ka ju ikkagi väga palju just lähed Eesti pärimust kasutad, eks ole. Et kas on midagi, mida nagu ei saa rääkida, kui kasutad seda Eesti pärimust? Või on nagu võimalik kõik lood ära rääkida? Oled sa kokku põrganud sellega, et nagu selles hetkes vist selle Eesti pärimuse pealt ei saa, et mul on vaja midagi muud? Me ikkagi nagu kõik, mis me oleme teinud, vaata. Noh, ka kui me ütleme selle etenduse peale, siis poiste see Tümaki on suuresti Charleston, on ju. Noh, nagu tantsustiili mõttes, on ju. Aga järgmine hetk meil on seal sees, ma ei tea, Eide Ratas, on ju. Noh, mis on nagu Eesti mingisugune täiesti nagu konkreetne liigutus, on ju. Ehk et ma arvan, et seal saab nagu see üks ei saa teiseta nagu, seda saab nagu alati mängida. Ja noh, me ei ütle, et me teeme rahvatantsu lihtsalt, et seal on see vahe. Et kui me ütleksime, et me teeme rahvatantsu, siis me praegu paneks nagu ikka, noh, täiesti mööda. Et see kindlasti ei ole nagu rahvatants. Et see on nagu see, millest me ei ole täna rääkinud, Piret Pupart, on ju. Et see nagu ka Piret ütles, et see on tema nagu kõige suurem kirg on siis nagu seesama pärimuslik muster, traditsioonid tuua kaasaega. Ja seda ma tundsin väga ka selle puhul, meie selle etenduse puhul, et meil kõik need, no ikkagi nagu tegelikult on ju 3 suurt osapoolt, on ju, on heli, on ju, siis on nagu tants, on ju, ja siis on see kogu visuaalne pool, kuidas me välja näeme. Et kõik need meie Lips, Sander ja Piret, et kõik nad on tegelikult hästi sarnase käekirjaga loominguliselt. Et ja sellepärast ma arvan ka see nagu pundina niimoodi väga ägedalt nagu toimis. Et see kirg just, et tuua see folklooriline asi nagu tänapäeva, et teha see praegu söödavaks, et nagu tantsuansamblites ja seal on päris palju kas koolkondade teemat nagu, et nii, et meie teeme nagu ainult nagu siit ajastust tantse, see on ainult õige, me teeme ainult Maitagu ajastust tantsu, see on ainult õige, on ju, et aga et nagu teeme praegu seda, mis kuulub siia sellesse füüsilisse ruumi, on ju. Ma arvan, sellepärast see nagu töötabki. Kuigi samas on nagu vajalik, noh, eks peegeldab nagu kõigest vaja, et vajalik on ka see, kes on väga nagu mingi selle nagu oma juure juures, sest see aitab hoida nagu seda sammustikku või siis seda mingisugust helimaastikku veel nagu siin meie juures, aga et nagu seda ka siis nagu tõmgetada või nagu seda siis nagu lahti kiskuda. Ma arvan, et ükski asi ei ole vale. Et lihtsalt igal ühel on mingis asjas rohkem tahet teha, panustada sinna ja inspiratsiooni leida sinna, on ju. Et iga asi kuulub oma asja juurde. Aga selles mõttes küll, et Piretiga oli umbes sama moodi, et me nagu, kusjuures teine Piret, kes ka istub, Piret Rauk, on ju, me saime kokku, ma mäletan hästi, kui me rääkisime, suht alguses oli see, siis ma küsisin ka, et Piret, on sul mõni idee, kes võiks nagu teha meile kostüümid ja rekvisiidid ja siis Piret kohe kokkuski, et äkki Piret tahaks teha. Ja siis oli, kuule, ma peale varem ei tulnud, et ma tegelikult tean Piretit, on ju. Ja siis, kui ma Piretile helistasin, siis meil alguses tegelikult oli mõte, et esikas võiks olla kevadel. Aga siis see jooksis nagu liiga kiilus juba kinni. Ja siis me saime aru, et okei, et läheb sügisesse. Siis kui ma alguses Piretile helistasin, et nagu kevadest, siis ma ei tea, kas ma jõuan.
ja siis, kui saime paar kuud hiljem aru, et okei, me kevadel ei jõua ja siis ütlesime Pireti, et jah, igal juhul tuleme teen, onju. Ja nagu ta ütleski hästi, et see on nii lahe projekt selles suhtes, et me lihtsalt andsime talle, ma käisin temaga ühe korra teatrimajas. Noh, ta sai kõik need tätelood ja Piret ka väga süvenes nendesse eellugudesse, onju. Ja noh, me muidugi vahepeal ju loomemeeskonnaga väga palju muutsime asju. Siis Piret tuli, teil oli siin see ka, mõtlesin, tegelikult seda enam ei ole. Et, aga ei, pole hullu, siis teeme siin nii ja lalala, onju. Et tema see, nagu ta ise ütles, et tegelikult teate, et ma tavaliselt teen ikkagi need nagu visandid ka, onju. Seekord ma lihtsalt ei jõudnud, aga te pole küsinud ka. Mõtlesin, et ma ei tea, et me lihtsalt usaldasime nagu 100% ja selles mõttes oli see ikka üliäge, et ta lihtsalt rääkis Kadrile ära, mis umbes nagu noh, enam-vähem nagu tuleb. Ja ta oli nagu endal selline visioon igast kohast. Et küll Sinine Tube, küll need on Telliskivis elavad boheemlased, on ja siis Valgesaal, et need on nagu maapoisid, on ja ema kõik see teema, on ja siis kirik, on ja kiriku käärkamber, mingid detailid seal, kuidas tuleb, siis lava peal, see on modernne tänav, tuleb, noh, et nagu, ta on nagu hästi selge visioon, et kuidas see visuaalselt nagu nendes kostüümides ja nagu teemana nagu seda toetama saada. Ja see kuidas ka värvid nagu. Ja värvid tööle paneb selles ruumis, milline see keskkond on, et see oli nagu lihtsalt nagu noh, lihtsalt super. Ma ütlesin siin, kui meil Esika õhtu oli, et ma ütlesin Piret, et kui sina järgmine kord meiega ei tule, siis me teeme lihtsalt paljalt. Ma tahaks, et sina ainult tuled, et see on nagu ainuke variant, kas tuled sina või me teeme paljalt. Et see lihtsalt nagu temaga koostöö oli nagu nii äge, et temaga koostöö oli lihtsalt nagu super äge, et nagu sa said lihtsalt usaldasid. Ja ta tuleb ja sa vaatad, vau, millised riided ja millised kostüümid ja kuidas ta mõtleb läbi ja tegelikult ka väga paljustki Pireti ideena, noh ta pakkus meile sellesse, kui lõputuba, kes on näinud, et see, kuidas tekitada siis see sündmus justkui, sest meie jaoks oli, paljud ei ole seda ilmselt kuulnudki, mis sündmus see meie jaoks oli, siis me tegelikult ise mõtlesime, et see on see tantsiõhta, meie omamoodi tantsiõhta, mis toimub ka Saaremaal erinevates kohtades, on ju. See on üks tantsiõhta, kuhu inimesed nagu satuvad, on ju. Mõni tuleb teadlikult, mõni satub sinna, mõni vaatab, mis värk see on, on ju. Ja siis, et kuidas tekitada see efekt, et saada aru, et see on nagu kultuurimaja. No. Ja siis Piret ka pani erinevaid visuaalseid nagu lahendusi ja ideid meile ja siis just tema üks lahendus oli see alguse pilt, mis meil seal on. Kes on näinud, siis on näinud ja kes ei ole näinud, siis saab näha. Et mul see oli nagu nii ägedalt läks tööle kohe ja kõik see. Ja siis meil tekkis kohe inspiratsioon, kuidas seda nagu muusikaliselt hakata lahendama nii, et see on nagu pidu käib, vaata nagu siin naaberkorteris on nagu ilge tümm käib, on ja mina kuulen ainult mingeid osa sellest, on ju. Et kuidas see nagu lahendada ja sealt selline hästi palju inspiratsiooni nagu üksteiselt ka. Et Piret pakkus, et selline asi, siis meil tuli, kuule siin saaks ju sükest asja teha ja siis noh, et kuidas selleni ja et Piretiga koostöö nagu kindlasti järgmine kord uuesti ja Sandriga samamoodi, et see on nagu lihtsalt super. Aeg ruttab armutult. 4 tundi pidi olema. Ja. Siis on mul aeg natukene. Aga võttes kokku nüüd rahvatantsust, eks ole, väga palju teie tantsis inspireeritud ja kostüümid on folkloorist ja ka muusika. Nüüd saame siis sinu käest küsida, et kust sa leiad, su üldiselt ju muusikas on ka palju niisugust Eesti folkloori, et kas äkki nagu saab mingi soovituse ka anda, et kus me siis võiksime mõned teisedki loomeinimesed otsida inspiratsiooni või kus sina otsid seda pärimust või uusi materjale, et tuleb arhiivideski ja seda, mis guugeldades välja ei tule. Tead, ma ei tea, see kuidagi nagu kõik need asjad kuidagi nagu juhtuvad, peaaegu midagi ei otsi kuskilt, et kõik kuidagi juhtub kätte, mõned aastad tagasi tegin ühe Saaremaa ja Muhumaa rahvalaulude peale sellised kaasaegsemad versioonid, see lihtsalt ka juhtus, ma leidsin Kuressaarest Tallinnasse ja siis sõbra autos oli see plaat ja siis lahe asi, et äkki see Muhu kööl? No jah, kõik mis sealt tuli, kõik need jah. Et siis see oli täitsa kuidagi nagu ei olnud tegelikult üldse sükest plaanigi, et hakkaks sükest muusikat tegema. Ma kuulasin mingi 2 lugu ära, mõtlesin, et päris nagu mingid lahedad nagu asjad ja siis kuidagi läks ja päris tihti on niimoodi, et see tuleb lihtsalt silma tahte hoida, mulle tundub, et see on võib-olla see soovitus.
Juhan, annad mõne kultuurisoovituse meile siia lõppu? kus saad inspiratsiooni? Nojah, kus sa ise saad mingi äge asi, mis on... Ja no hästi peab nagu, Sander ütles hästi, et peab nagu need mitte silmad, vaid nagu selle maailma endas lahti hoidma, ma arvan. Kõik meeled lahti. Meeled nagu lahti hoidma, et siis nad tulevad sinu juurde ja inimesed võivad väga palju inspireerida. Meeletult palju minu arvates, et see nagu, see nagu mingi väike, tantsus eriti, keegi pakub mingi, eriti kui sa nagu lood midagi, sest see etendus on ka ju kõik meie loomine, et seal ei ole nagu, et me võtsime siit ühe tantsu ja sealt teise tantsu, et see, kui sa midagi lood koos loomega, et keegi pakub mingi täiesti haige asja nagu, vaatad, ja see hakkabki tööle ja see ongi see idee, nagu me tegime seda Kardemoni, mingi täiesti nagu, täiesti jabur asi nagu, võib-olla, või tegi nagu nalja. Aga kui sa nagu natuke katsetad mingi asjaga, siis võib-olla jõuad kuskile ja see Martin igas eluetapis. Valges toas seesama, mis ongi see loll neiu. Sellegi tehtigi alguses nalja. Ja me tegime video, mingi siuke lugu, kuulake see lugu. Täiesti loll lugu. Teeb selle. See on jah. Ja nagu need tulevadki niimoodi, selle loo muideks pakkus Johannes Erm Iivile. Iiv käis Johannes Ermiga malet mängimas. Johannes, kui teil on nii äge punt, tehke selle loo, kuulame Iivi lugu. Mis kuradi lugu, kas see tantsumeel on? Ja siis tulime saali, kuulame seda lugu. Kas see on ikka täiesti lahe lugu? Et nagu tegelikult, kui sa lihtsalt võtad selle loo ja kuulad, teeks sinna peale nagu, see tundub nagu andke andeks, kuidas ma teen, et mida ma teen siin. Aga see sama teema, et nagu ja keegi pakubki mingi haige lahenduse ja sealt hakkab arnema ja sealt hakkab minema. Ja ma arvan, et see on nagu igas valdkonnas nii, et see ei ole päris nagu, see ei ole ainult nüüd nagu tantsu ja tantsuetendus, et kõik nagu need lahendused tekivadki tihti peale nii, et... Ja mis tegelikult oli ka süke, et seda sai Mustas saalis seal kirikutoas siis nagu kohtada, et kuidas tegelikult leidub nagu, et sul on üks sama lugu, aga sellest on tehtud väga palju erinevaid versioone. Ja see ei ole kunagi kuulnudki. Ja lihtsalt kuidas need nagu, kogu aeg on nagu sõnum just kui nagu sama, aga see nagu see stiil, kuidas on siis see lugu nagu tõlgendatud mingi teise lauljalt, nagu täielikult muutub ja kogu see nagu maastik muutub. Kas sa üldse tead, et seal on üks lugu, et mängib kogu aeg või? Kus kohas? Kaks lugu. Kaks lugu jah, põhilugu on põhilugu on ainult üks lugu. Ma arvan, et 13 minutit on mängib seal saalis ainult üks lugu. Aga ta on erinev stiilis siis. Erinevad esitajad ja erinev stiilis. Et selles mõttes see on hästi... Ja seda kusjuures sa võib-olla ei pane tähelegi, kui sa seal oled. Aga ta on nagu, need on lihtsalt nii erinev. Et see on hästi palju, mis tegelikult nagu Eesti loomingus nagu toimub tegelikult. Et eriti nagu see pärimusmaastikus, et kuidas neid lugusid nagu tõlgendatakse, et see on nagu päris äge. Nii et võime siit siis kõik laiali minna teadmisega, et tuleb käia avatud meeltega ringi ja suhelda palju erinevate inimestega. No nii, jah, raudselt. Või on kellelgi veel mõni küsimus? Mis me... No kui ei ole, siis võime siin veel pilte teha ja siis võite eraviisiliselt küsida, et aga sellega siis kuulutame tänase vestlusõhtu lõppenuks. Aitäh kõigile!